Tervist! Minu nimi on Kai Pudrikas ning ma tahaksin teilt kõigepealt küsida, kas teile on põhjustanud peavalu lemmiklooma kadumine? Kui on, siis kui kaua võttis aega tema leidmine ja kas te üldse üles leidsite? Siin tulebki teile appi minu startup Loomapalavik. Meie arendame veebilehte, kuhu inimesed saavad kanda kaotatud ja leitud loomade viimaseid teadaolevaid asukohti. Lehekülg on kaardipõhine ning seega väga kergesti kasutatav. Leheküljele saab postitada ka varjupaigad ning seega nende töökoormus väheneb. Meie peamisteks tuluallikateks on kaotatud lemmikloomade kulutuste üleslaadimise tulu ning ka reklaamide müük. Meie praeguseks oleme peaaegu valmis saanud oma veebilehe loomaleidja.eu ning oleme läbi viinud ka turu-uuringu, millele vastas lausa 253 inimest, kellest üle 90% olid nõus meie teenust ka kasutama. Me oleme leidnud ka potentsiaalsed kliendid selle turu-uuringuga. Meil on plaanis luua õpilasfirma ning osaleda aktiivselt Eesti õpilasfirmade programmis. Meil on plaanis ka sõlmida partneritega lepingud. Näiteks praeguseks oleme me leidnud endale partneriteks MTÜ Kassiabi ning MTÜ Kelmiküla Kassijaam. Meil on plaanis ka avada veebileht ning hakata selle pealt tulu teenima. Entrumist võtame me kaasa väga palju kogemusi. Entrumit lahkume me ka suurepärase tiimiga. Kuigi me oleme läbi käinud nii tule kui ka vee, oleme me hakka saanud ning leidnud kompromissid. Tiim on meil suurepärane ning seda tõendavad ka meie tehtud tööd. Me oleme Entrumist saanud ka uusi kontakte, näiteks mentori Diana Tandru, kes meid viimasel hetkel tiiva alla võttis ning aitas meil startupi päeviku ära teha. Entrumist võtame me kaasa ka eneseusu ja meelekindluse ehk suudan ja teen ja tahan ning Entrumist võtame me kaasa muidugi ka suurepärase idee, mida veel edasi arendada. Aitäh! Küsimused Loomapalavikule, Peažriilt, palun. Ma saan aru, et mis on motivatsioon loomaomanikul, kes on lemmiku kaotanud, aga kuidas motiveerite neid, kes on potentsiaalsed leidjad sinna oma märkmeid tegema? Kuna tänapäeval postitatakse sotsiaalmeediatesse väga palju leitud loomade pilte ning ka kirjeldusi, siis olemegi aru saanud, et peaks olema ühtne veebileht, kuhu inimesed saavadki kõik leitud loomade asukohad ja kirjeldused postitada. Ning pole mõtet Facebookis ühte pilti jagada, kui sul on selleks ju terve lehekülg, kus kõik seda näevad. Aitäh küsimusest! Võtaksin kinni sellest viimasest sõnast, kus kõik seda näevad. Et sellise asja tööle hakkamiseks on kriitilise tähtsusega kasutajaskond. Kuidas te selle saate? Kasutajaskonda leiame me nii sotsiaalmeediatest kui ka tavalistest reklaamikanalitest, näiteks loomade ajakirjad või siis oleme ka püüame me kokku leppida ka inimestega, kes on suured loomasõbrad ning oleme näiteks, proovime näiteks ka loomade kennelitesse oma reklaame müüa ning kui asi hakkaks tööle, siis oleks väga hea. Kas te olete muidu ka mõelnud, et kui palju on selline kriitiline mass, et see asi tööle hakkaks neid kasutajaid siis saada? Ma arvan, et kui neid inimeseid oleks umbes 10 ringis, siis see oleks tegelikult väga, või mitte 10 ringis, 100 ringis, et see oleks väga hea, sellepärast, et mida rohkem lehele postitatakse, seda parem. Erik? Kui projekt saab ülemaailmse mastaabi, ütleme niimoodi, olete ka keelte kasutuse peale mõelnud, et kui näiteks minu poamadu kusagil Aafrikas või, et kuidas ma siis suhtlen leidjaga? Jaa, me oleme keeltekasutuse peale väga palju mõelnud. Me oleme plaaninud teha nii eestikeelse, ingliskeelse kui ka venekeelse variandi. Ning praeguseks ongi meie veebilehe domeeniks EU, et meil oleks lihtsam Euroopas seda edasi arendada. Kui me edasi arendame seda ka maailmas, siis tuleb muidugi domeeni muuta, et kõigil oleks see kättesaadav. Aga keelekasutus, see on tähtis asi. Aitäh! Robert? on Facebookis olemas ja sinna saab peale ka ehitada kaardirakkusi ja asju.
Facebooki Aitäh. rakendust siis teha mingit laadi või kuidas? Et sinna süsteemi, kus juba need jagajad on. aitäh! täname meeskonda Loomapalavik,